Tere taas Karini kohvijuttude lainele. Urmas ja Karingi siin koos minuga. Täna on meil 6. november ja täna räägime taas astroloogia juttu ja teemaks on üks sündmus, mis astroloogia maailmas ehk on üsna hästi tuntud. Retro Merkuur. Sellest väga tihti räägitakse. Tere minu poolt ka ja räägime siis Retro Merkuurist, mida vahel visatakse ka nalja selle Retro Merkuuri üle, olen näinud. Aga need, kes on selle mõjudega kokku puutunud, siis ma arvan, et väga naljakas ei ole, kui sul reis hilineb 6 tundi ja sa pead lennujaamas istuma, sest et on Retro Merkuur ja arvutid ei tööta ja nii siis need lennud ka hilinevad. Igasuguseid muid toredaid asju ka käib selle Retro Merkuuriga kaasas, et auto kipub siis välja näitama, mis vead tal kõik on ja sunnib meid sellega tegelema ja meie arvutid ja telefonid ja üldse kõik selline tehnika. Ka samamoodi ei taha hästi alluda sellele, mida meie soovime. Ja liiklus, et rohkem kipub olema segadust ja ummikuid, mitte et neid muidu ei oleks, aga siis kuidagi eriliselt on selliseid asju ja võib-olla siis ka ilmast tingituna on selliseid autoga või üldse transpordiga liikumiste probleeme rohkem. Et kas siis on tuisk või on suur vihm või igasuguseid selliseid nähtuseid näeb rohkem siis, kui meil on Retro Merkuur. Ja loomulikult nagu ikka kordame siin jälle üle, et Retro Merkuuri ajal ma ei soovita ühtegi kokkulepet lõplikult sõlmida, kui see just ei ole hädavajalik ja ühtegi lepingut allkirjastada, kui see ei ole hädavajalik, sest et seal kipuvad olema vead sees või siis me peame tulema selle kokkuleppe juurde tagasi või siis kui meile näiteks lubati sellel ajal midagi, siis seda ei pruugi lihtsalt juhtuda ja kõik muud asjad ka kuidagi kipuvad venima, et läheme näiteks autokooli ja hakkame õppima ja tahame juhiluba saada Retro Merkuuriga. Siis tuleb arvestada sellega, et mingil põhjusel see koolis käimine venib palju pikemaks, kui te seda olete arvanud või oodanud. Et muud sellised asjad ka, et oma ettevõtted kindlasti ei soovita alustada ja kõik muud sellised olulised asjad, et kui vähegi võimalik on, siis oodake see 3 nädalat, kuni Retro Merkuur on läbi ja siis vaadake, alustage siis nende oluliste asjadega. Nojah, seda on hea meeles pidada, et 3 nädalat 3 korda aastas umbes, et nii tihti ta meil käib ja sellepärast ka on ta üsna levinud selline fenomen. Aga jah, nagu sa ütlesid, et ega auto remonti näiteks sellel ajal minnes tuleks ikka ja väga hästi järgi kontrollida, kas ikka tehti korda, kas kõik mutrid on kinni keeratud või jäi midagi logisema. Jah, et selliseid asju on nähtud küll, ise kogetud kusjuures, et Retro Merkuuriga võivad olla mõned mutrid kuskil keeramata jäänud ja see võib siis väga halvasti pärast lõppeda, et lihtsalt kontroll, et mitte midagi ei tohi teha, vaid et kontrollige üle. Jah, nii nagu ka dokumendid ja kõik muu tuleb väga täpselt üle käia, et seal ei oleks mingisuguseid nüansse sees, mis hiljem teile kätte maksavad või tuleb ümber teha. Aga jah, eks ta selline ümbertegemise aeg ju tegelikult ka on. Et seal on ka häid aegu, häid nüansse, mida siis ära kasutada enda jaoks. Jah, et kõik, mis puudutab minevikku tagasivaatamist, et kõik sellised re-tegevused sobivad hästi. Jah, rewrite ja redo ja rethink, et jah, eesti keeles vist nii hästi see asi välja ei kõla, aga kõike, mida saab ümber teha ja mida saab uuesti teha, siis selle jaoks on see igati hea aeg. Ja üldse vanade asjade lõpetamiseks ja võib-olla ja sellise viimase liifi andmiseks või üldse ka plaanide ümbermõtlemiseks, miks mitte, et ka selleks on see hea aeg. Just. Aga räägime nüüd seekordsest Retro Merkuurist, et kui nagu öeldud, siis tavaliselt toob see kaasa sellist segadust võib-olla suhtlemises ja saadakse valesti aru millestki ja on selliseid tehnilisi viperusi, siis nüüd novembris on meil selline Retro Merkuur, mis on natukene sügavam, emotsionaalsem ja intensiivsem.
Et tegelikult sai see alguse meil juba 20. oktoobril 2025 siis, kui Merkuur läks oma varjuperioodi, et alati Merkuuril on ka, kõikidel retroplaneetidel on siis oma varjuperiood. See tähendab seda, et ta liigub üle selle punkti ehk siis kraadi, kuhu ta pärast, kui retrokraad on lõppenud, ka tagasi jõuab. Ja see punkt on seekord siis 20 kraadi Skorpioni märgis. Ja just seal oli siis 20. oktoobril ka Merkuur-Marsi konjunktsioon, mida siis tavapäraselt ei ole. Ja me teame, et Merkuur ja Marss ei ole kõige suuremad sõbrad ja nemad olid siis kokku pandud, mis tähendab seda, et sealt võib tulla selline üldine foon kogu sellele retromerkuurile. Et Marss on meil teatavasti selline hästi tuline ja jõuline, tahab kohe tegutseda, on energiaplaneet ja kahjuks ka selline agressiooniplaneet, kui teda negatiivselt kasutada. Ja Merkuur on meil suhtlemine, mõtlemine ja informatsioon. Nii et kui need kaks kokku saavad, siis ta annab pigem sellist sõnasõda ja võib-olla ka toob välja siis saladusi, sellepärast et läheb tagasi ja kuna ta oli Skorpioni märgis, siis Skorpion läheb hästi sügavale ja vaatab, mis seal põhjas on ja toob selle kõik pinnale. Nii et võib-olla selliseid teemasid nüüd selle retromerkuuriga, mis toob välja mingisuguseid saladusi, mis on olnud meie eest varjul ja inimesed on ka rohkem võib-olla sellised sõjakamad, öeldaksegi rohkem välja. Ja pärast seda liigub meil Hambur ka edasi, Merkuur liigub meil see Hamburi märki kuni siis 6 kraadi Hamburisse ja pöörab meil tegelikult retrosse 9. novembril, mis on nüüd juba 3 päeva pärast ja siis hakkab tagasi liikuma ja jõuab 29. novembriks siis täpselt samasse punkti tagasi, kust kõik siis algas, ehk siis 20 kraadi Skorpionisse. Nii et see 20 kraadi Skorpion on nii algus kui lõpp ja 6 kraadi Hamburis on see koht, kus pöördub siis Merkuur, kus meie plaanid ja meie mõtlemine ja kõik muu pannakse natuke pausile ja öeldakse, et vaatame nüüd uuesti üle, on selline pöördepunkti koht. Ja need kõik, kes teavad oma sünnikaarti ja nendes olevaid planeete ja te teate, et teil on sünnikaardil seal 20. kraadi Skorpionis just sõnnis, lõvis ja veepalajas, ütleme seal 18 kraadi kuni 23 kraadi või 22 kraadi, seal vahemikus oma sünnikaardil mingisugused planeedid või ka siis näiteks ascendent või MC, ehk siis 1. maja tipp või 10. maja tipp, siis teid puudutab see retroperiood palju isiklikumalt ja palju olulisemalt kui neid inimesi, kellel ei ole oma sünnikaardil sellistes kraadides ja märkides planeete. Ja loomulikult Skorpion, sõnn, lõvi ja veepalaja, neil on midagi ühist, need on kõik fikseeritud märgid. Ehk siis nemad ei taha üldse muudatusi. Aga Merkuur on koos Marsiga, mis tähendab seda, et nüüd tuleb midagi ilmsiks, tuleb tõde ja siis tuleb teha ka muudatusi tänu sellele. Ehk siis selle varjuperioodil, mis on siis 20. oktoober kuni 9. november, hakkavad siis sündmused arenema. Midagi saab seal võib-olla alguse, tekib teie ellu mingisugune teema, mis vajabki uurimist, mis vajab sellist tõe paljastamist. Me veel ei tea, kuhu see kõik viib, aga seal hakkab kõik juba arenema. Kuulsite midagi, keegi helistas, ütles teile midagi, saite midagi teada, sai midagi alguse, nüüd on vaja teile sinna sügavamale uurida ja vaadata, mis see tõde on, et seal on midagi varjul, mida teil on vaja teada ja siis tuleb sellega ka tegeleda. Ja Skorpioni märk päris kindlasti ei jäta seda niisama, ei tee mitte midagi pealiskaudselt, vaid läheb hästi sügavale sisse ja uurib kõik välja, mis tegelikult toimub, mis on siis varjatud ja Marss seal juures lisas siis sellise kiire, julge energia, ehk siis siit võib tulla ka konflikte. Öeldakse tõde välja, isegi siis, kui see võib-olla teeb haiget
avastate, et keegi lähedane on teie eest midagi varjanud ja siis te ei saa enne rahu, kui olete kõik välja uurinud, või siis töö juures näiteks tekib mingi olukord, salajane info tuleb välja ja sealt edasi tõusevad päevavalgele ka mingisugused varem varjatud teemad ja poliitiliselt võib see ka tuua esile skandaale, kus avalikuks tulevad igasugused rahalised näiteks manipulatsioonid, mis on Skorpioni teema, või siis mingid luureinfolekked, üldse sellised võimuvõitlused ka. Ja siin juures kõigele sellele lisaks on veel ka vähimõjutus, mis tähendab seda, et see annab kogu sellele sündmuse ahelale sellise väga isikliku ja emotsionaalse varju. Vähk sümboliseerib astroloogias ju perekonda, kodu, turvatunnet, juuri, meie vanemaid. Ja kui see on nüüd segatud selle Skorpioniga, mis on selline pigem sügav, tume psühholoogia, siis siit võib väga lihtsasti tulla perekonnadraama, mis on kuidagi minevikuga seotud. Vanad peretülid tulevad uuesti pinnale, keegi ütleb midagi, mis meenutab teile midagi ja sealt see pihta hakkab, või siis hakkate uurima oma perekonna saladusi ja võib-olla ka rahalisi sidemeid, mida siis võib-olla on varem eiratud. Ja rahvuslikul tasandil võib see ollagi siis nii-öelda kodumaa kaitsmise teema, ehk siis turvalisus, piirid, identiteet, sellised mineviku haavad tulevad päevakorda ja meil on nagunii ju ka Neitsi varjutus veel käimas, millest on varem ka räägitud, mis ju ka viitas sellele, et tuleb tegeleda piiridega. Ja see vähk sümboliseerib ka rahvast, kodumaad ja siseturvalisust. Nii et võib tuua nii-öelda kodumaa julgeoleku või rahvuslike tunnetega seotud kriise. Ongi näiteks lekkinud mingisugune info või luureandmed või siis tulevad hoopis mingisugused finantsskandaalid siin välja. Nii et need vaenlased planeedid, mis ei ole sarnased, ehk siis Merkuur, Marss, nemad pandi kokku ja üks tahab rääkida, teine tahab ainult tegutseda ja sealt võivad siis tulla väga sellised teravad märkused, mis lõikavad hästi sügavale, sellepärast et on Skorpioni märgis. Ja tegelikult, kui me suudame selle energia õigesse kohta suunata, siis toob see väga suure sügava selguse ja ka läbimurde läbi selle, et siin võibki olla see, et keegi ütleb teile midagi ja kõigepealt vihastate, et kuidas ta niimoodi küll ütles, aga hiljem saate aru, et see pani teid võib-olla sügavamale vaatama, võib-olla ka enda sisse vaatama, miks mitte oma psühholoogiaga tegelema ja võib-olla tekib mingisugune väga kirglik arutelu, mis lõpuks puhastabki õhu ära ja toobki selle suhte uuele tasandile. Või siis maailmas näiteks mingi poliitiline skandaal toobki mingi tõe välja ja midagi sellist, mida ammu varjati ja see viib siis süsteemi muutuseni näiteks. Nii et siin on ka võimalused paljastada tõde, mis siis, et see on ebameeldiv, ebamugav, tunnistada oma emotsioone, mitte neid siis maha suruda ja lahendada vanu pingeid. Ja siis tulebki selline tõepaljustuse retromerkuur meil siin, vaatame, mis siit välja siis kaebub, aga kuna ta selle hamburis pöörab, kas siis on sellist rahvusvahelisust või kuidagi mingisuguse tõega ka seal või tõe otsimisega just eriti seotud, see hamburi märk. Jaa, et sellest ma ka ilmselt räägin veel, aga jah, hambur on tõesti, Jupiter valitseb ja on puhas tõde, 9. maja, juriidika. Jah, no vot. Nii et kas siis on mingid rahvusvahelised juriidilised teemad, mis kõik päevavalgele kaevatakse või tuleb midagi välja või eks me siis näeme, aga puhtjuhuslikult oli Eestis ju 19. oktoober, õigemini tegelikult need tulemused tulidki ju 20. varahommikul, eks. Oli meil kohalik omavalitsuste valimine ja see tuli täpselt siis seal retromerkuuri varjufaasi algusesse, mis tähendab, et valimiste ajal liikus Merkuur seal 20 kraadi Skorpioni kraadis, täpselt seal, kuhu ta siis hiljem retrograadselt tagasi jõuab, mis on siis 29. november.
ja tegi seal ka siis selle konjunktsiooni Marsiga, mis oli nagu selline jälle pani käima, oli selline süütenöör. Ja noh, Marss tõi sinna kindlasti juurde seda konkurentsi ja võitluslikkust ja selliseid võib-olla teravamaid sõnu ja Skorpion andis sellist sügavat emotsiooni ja võimuteemat ja kuna see on retro, siis noh, seal võiski olla mingisuguseid sõnade ja varjatud tõdede sõda. Ja kui mõelda, et see algas nüüd valimiste ajal, siis noh, tegelikult ütleb see ju päris palju, et ühiskond asub siin sellises ajas, kus inimesed on eriti tundlikud ja kaitsvad. Ja Skorpion tahtis teada tõde vähi alatooniga, mis siin lisaks on, paneb meid tundma või pani meid seal tundma, et kõik see puudutab meid väga isiklikult, meie kodu, meie perekonda, meie turvatunnet ja need kampaaniad, valimiste kampaaniad olid väga emotsionaalselt puudutavad ja sellepärast olid võib-olla ka sellised need valimisdebatid natukene rohkem kirglikumad või ka polariseerivad ja inimesed ei valinud mitte siis lihtsalt ainult ideede, vaid siin ka tunnete põhjal ja kõik, kes rääkisid nii-öelda südamest, kes puudutasid seda oma koduteemat, see puudutas kindlasti ka rahva südant. Ja No oli kindlasti nii kibestumust kui ka võidurõõmu, aga jah, eks me siin ju tagantjärgi teame, mis seal toimus, aga ega siit edasised käigud ei ole ka just kõige lihtsamad olnud, nii et sealtki on tulnud sellist segadust ja võib-olla mitte kõige selgemaid otsuseid, et see ongi selle seisu selline omapära. jah, ja seal oli ka see polariseerumine, vaata, et oi, mina selle erakonnaga küll nüüd koostööd ei tee. Just, aga no asjad muutuvad, nagu siin Tallinna pildiski näha, et alguses koostööd teha ei tahetud, aga nüüd tundub, et nagu jälle tahetakse, et noh, vaat ei tea. Eks me siis näe. Et mis see retro siis tegelikult välja toob, et praegu on veel asjad vist natuke toored selles mõttes, et ei saa veel lõplikke järeldusi teha. Ja ega siin ei tulegi ennem tegelikult lõplikku versiooni, kui alles 29. november, ma pakun, aga kas seal vahepeal on meil ka selliseid huvitavaid seise, mida tasub kindlasti jälgida, mis seal siis tegelikult toimuma hakkab, aga mina näen selles, kuna siin oli selline vähilik energia, siis pigem oli inimeste küsimus see, et kes hoolitseb kõige paremini minu kodupere ja kogukonna eest. See võidab. Ja seda ma valin. Et või kes... See sobitus ju väga hästi selle kohalike omavalitsuste teemaga, eks ole, et oligi pigem kogukonna ja kodukoha teema, kui et kogu riigi valitsemine. Ja erakondade mõttes ka, et ikkagi need, kes siis olid kuidagi perede eest seisid, neid kuulati rohkem või valiti rohkem. Et inimesed lihtsalt olid väsinud ka tühjadest lubadustest, tahtsid päriselt tunda, et keegi ikkagi seisab nende eest. Ja siis nüüd kõigile vaadati otsa ja öeldigi välja, mida nad tegelikult mõtlesid ja see käivitas võib-olla ka sellist puhastusprotsessi, mis on Skorpioni teema. Et algul ongi selline müra ja segadus, aga detsembriks hiljemalt hakkab siis pilt selginema, et kõik, mis on peidus olnud, see tuleb päevavalgele ja kõik, mis maha suruti, see tuleb ka välja ja lõpuks, kui siis 29. november pöörab Merkuur ennast otseks, siis me tegelikult saame öelda, et nüüd me teame, mida me tegelikult tahame või mis tegelikult toimub või me saame nagu päriselt edasi liikuda. Aga see, kui ta läheb hamburisse edasi, siis kõik, mis on olnud salajane, hakkab kuidagi ise nagu pinnale kerkima. Et kuna see retro oli siis selle Marsiga konjunksioonis, siis see on kindlasti ka selline hästi terav või jõuline. Ja loomulikult on sellise Skorpioni märgi teema on ju rahandus ja pangandus päris kindlasti. Et see valdkond on ka see, mida see retro puudutab. Et Skorpion valitseb jagatud ressursse, ehk siis pangad, investorid, võlad, laenud, maksud, need on kõik Skorpioni teema. Ja kuna Merkuur liigub siin tagasi,
Siis võib-olla tuleb selline ka rahaline läbivaatus, et millised maksud näiteks, noh, minu teada vist ka see automaksu seadus jälle läks uuesti ülevaatamisele, et see ka käib siia väga hästi, sobib siia, et on mingi maks, mis on Skorpioni teema, nüüd läheb retrosse Merkuur, mis on mõtlemine, et siis mõeldakse uuesti, et kas seda ikka oli vaja. Ja see võib seal siis ka muutuda ja võib tuua ka mingeid turukõikumisi, muidugi turukorrektsioone või siis mingisugused võlad, riskid tulevad päevavalgele, mida on varjatud või pankade, fondide mingisuguseid sisemisi probleeme võidakse avalikkuse ette tirida. Et noh, tekib see küsimus, et kuhu meie raha siis tegelikult läheb näiteks ja kuna seal on Marss juures, siis noh, tahetaksegi vastust ja nüüd ja kohe. Et noh, eks siis ikkagi saladused, võim, Marss annab siia sellise sõjakuse ja Merkuur on info, nii et väga hea kooslus, et luureinfo võiks lekkida, ehk siis need spiooniskandaalid, salajaste operatsioonide väljatulemine võiks siia ka sobida, et tulevad kuskilt mingid andmed ja luuredokumendid näiteks või keegi ütleb kusagil liiga palju vales kohas ja teeb seda rahvusvahelisel tasandil, sest et see on meil Hamburisse läheb ka, mis on rahvusvahelisus. Ja see omakorda võib siis mõjutada liitlassuhteid ja rahvusvahelisi diplomaatilisi läbirääkimisi, sest et noh, Hambur sümboliseerib meil välispoliitikat, reisimisi ja seaduseid ja Merkuur, mis on siis retros, hakkab siis vanu kokkuleppeid uuesti võib-olla arutlusele tulema. Et mingi varasem rahulepe või kaubandusleping või julgeoleku koostöö, et need võib-olla siis vaadatakse uuesti üle. Ja seal võib tulla ka mingi diplomaatiline kriis, et üks riik ütleb teisele midagi liiga kiiresti, liiga otse, ehk siis see Marss ja siis pärast tuleb neid suhteid kuidagi võib-olla parandada või sellega tegeleda. Ja loomulikult on ka loodusvarad ja energia ja ressursid, jagatud varad, need on kõik Skorpioniga seotud ja Hambur lisab sellele sellise ideoloogilise mõõtme võib-olla. Ja võib siis olla näiteks nafta või gaasi hindade muutuseid, veeressursside teemasid või isegi selliseid territoriaalsete piiride teemasid, mis tulevad päevakorda. Et noh, ongi siis küsimused oma piiridest, omandist, õiglusest, kes tegelikult midagi kontrollib, mis kellelegi kuulub. Ja kuna Marss on seal sees, siis noh, ongi sellised tulised debatid, teravad ja agressiivsed isegi võib-olla sõnades. Et väga selline suur rahvusvaheline surve ja sõnavahetus ja samas on vaja uuesti mõtestada midagi. Võib-olla, et mis on tõeline õiglus ja mis on tõeline võim. Ja nagu öeldud, siis puudutab ka kodu- ja julgeoleku teemat, et see vähilik alatoon siin, et kuidas me tunneme ennast kaitstuna, kas meie kodu on üldse kindel ja hakkamegi siis võib-olla nägema rohkem ka sellist kasvavat huvi küberjulgeoleku vastu või rahvusliku enesemääramise ja piirikaitse vastu. Inimesed tahavad tunda, et neil on kontroll oma kodu ja oma tuleviku üle. Nojah, see on nagu selline üldine tase, ma arvan, et paljud on ka sellest juba väsinud, et oma elugagi siin vaja toime tulla. Et mida see meile isiklikult tegelikult tähendab, see retromerkuur ja kõik need seisus kokku? Noh, kui maailm tegeleb oma suurte jõumängudega, siis meil isiklikus elus toimub tegelikult midagi sarnast, ainult et natukene väiksemas mastaabis. Ja väikses liivakastis, jah? Just. Et noh, Skorpion tegelikult ikkagi lase meil ka midagi alla suruda, et kõik, mis on kuskil sisse ära peidetud, tuleb sealt kõhust kõik välja. Ja kuna Merkuur on meil kommunikatsioon, no siis sõnade kaudu ikkagi tuleb see välja. Ja selline verbaalne kõhulahtisus tekib või? No jah, midagi sellist. Et kui keegi ütleb midagi, siis see muudab kõik ja ainult üks lause ja üks vestlus ja nüüd on kõik hoopis teine. Et võib-olla avastate midagi näiteks oma partneri kohta, oma lähedase kohta ja siis paneb see teid oma olukorda uuesti hindama või keegi ütleb mingi tõe välja, mida sa võib-olla isegi tegelikult ammu juba arvasid, et see nii on, aga ei tahtnud üldse kuuldagi.
ja võib-olla sina ise ütled midagi, mis vallandab hoopis sellise reaktsiooni. Et see on jälle selline sõnasõda, et sõditakse mitte rusikate, vaid sõnadega. Ja need sõnad kipuvad olema väga teravad, aga nende sees on tõde ja tõde võibki teha siin haiget. Ja kuna seal on see vähilik toon, siis nagu ma ütlesin enne ka, et esiteks me reageerime nende olukordade väga isiklikult ja me lihtsalt ei vihasta, vaid me tunneme, et meid on väga sügavalt puudutatud ja kõik need vanad haavad ja lapsepõlvetraumad ja perekondlikud mustrid, need tulevad kõik pinnale, mida me võib-olla arvasime, et me oleme juba sellega rahu teinud. Näiteks partner ütleb midagi, mis teile ei meeldi, mis siis, et see tõde on ja see tundub nagu selline rünnak, mitte lihtsalt siis arvamus. Töö juures samamoodi tuleb mingi vaidlus, aga see viib teid võib-olla tagasi vana ebakindluse juurde. Et need ei ole kõik sellised juhuslikud asjad, vaid et see retro tahab teile sellega näidata, et vaata, siin on veel midagi, mida sa ei teadnud ja siin on veel midagi, mida sa pead ära lahendama selleks, et olla tervem. Et hästi palju on meil vaja silmitsi seista ikka selle psühholoogiaga. Kas see tähendab, et me peaksime kusagilt abi otsima või see just aitab ära lahendada need psühholoogilised traumad, mis meil sees on? Ja loomulikult, kui me oleme omadega ikkagi puntras, siis tuleb abi otsida ilmselgelt, aga tegelikult see aeg toobki meile tõelise arusaama näiteks oma suhetest, aitab tegelikult tervendada mineviku haavadest. Meil tulebki see taipamine, et miks me teatud olukordades üldse reageerime nii, nagu me reageerime. Ehk siis see on hästi selline puhastav protsess ja me puhastame siin oma mõtteid, oma sõnu, oma mingisuguseid arusaamu, et ikkagi liikuda edasi kergemalt ja ausamalt. Et soovitus on muidugi lihtne praegu öelda, aga raske ilmselt teha, et ärge reageerige siis kohe. Kui miski teid ärritab, siis võib-olla küsige endalt hoopis, et miks ma tegelikult ärritun, et mis see mulle tegelikult meenutab. Ja kui on vaja rääkida, siis tehke seda ausalt, mitte nagu vihaga, aga lihtsalt ausalt. Ja kui mõni vana suhe või teema kerkib siin uuesti üles, siis ärge kartke seda, et see ei ole mingisugune selline karistus, vaid mul on võimalus mõista ja mul on võimalus lõpetada. See on väga hea tähelepanek selles mõttes, et ega me ei saa kontrollida seda, mida teised teevad või ütlevad. Me saame ainult kontrollida seda, kuidas meie ise reageerime sellele, eks ole. Jah, sellistes olukordades või selliste seisudega on see üldiselt väga keeruline, aga kui me teadvustame, kui me teame, et olukord on selline ja miks see selline on, siis on võib-olla natukene lihtsam ikkagi enne mõelda, kui me midagi ütleme ja natukene seedida, et miks see meis üldse tekitas selle reaktsiooni. Ehk siis me oleme siin kõik nii-öelda puhastumas praegu, on see kogu maailmas, on see meie sees ja me olemegi natukene sellises diplomaatilises kriisis. Ja kui me kasutame seda aega aususe ja eneseanalüüsi jaoks, siis see retro ei lõhu meid, aitab hoopis uuesti üles ehitada ja tegelikult Skorpion nüüd tahab, et me vaataksime hästi sügavale ja paneksime selle sõnadesse, ütleb Merkuur, selleks, et me saaksime sellest vabaks. Ja nüüd 9. november, kui Merkuur läheb retrosse, siis nagu öeldud, kõik liigubki nüüd pagupidi, nii-öelda läheme tagasi. Mitte, et me jääksime seisma, vaid et me vaatame lihtsalt tagasi selleks, et aru saada, mis tegelikult juhtus. Ja kõik, mis ennem seda nii-öelda alguse sai, olgu see siis saladus või konflikt või mingi valus tõde, hakkab siin nüüd lahtuma ja leidma selle oma tähenduse võib-olla. Et 9–19 november on meil siis hamburist Skorpionisse liikumine, et ongi 6 kraadi hamburis läheb retrosse ja kuna hambur on meil visioon, usk, ideed ja suur pilt ja Merkuur seal tagurpidi on, siis on tunne, et meie plaanid ja usk saavad siin kindlasti proovile pandud, pannakse pausile. Ja maailmas võivad olla ka diplomaatilised läbirääkimised, mis jäävad siin toppama, mis on seotud võib-olla ka reisimisega või kaubandusplaanidega või seaduse muutustega, et
ja Eestis võib see tähendada ka, et tulevadki mingid uued vaidlused, mis on, ma ei tea, valimistega seotud või on lihtsalt koalitsioonikõnelused venivad, lubadused tuleb ümber uuesti vaadata. Et Hambur tahab siin hirmsasti edasi tormata, aga Retro Merkuur ütleb, et nüüd tuleb ikkagi tagasi minna ja vaadata uuesti üle, et kas sa oled kindel, et see plaan on ikka vettpidav. Ja 19–29 november on ta siis Skorpionis uuesti see Merkuur. Et kui Hamburis kuni 19 november, ehk siis see 10 päeva otsiti sellist suurt tõde, siis Skorpion, kus ta edasi liigub, tahab sellist ikkagi sügavat tõde. Ja sealt hakkavad ilmnema igasugused faktid, mida me varem ei näinud, mida me võib-olla siis ka kordame mingisugused vanu vaidluseid ja psühholoogiliselt on siin selline nagu peegeldusfaas, kus mõistus ja emotsioonid peavad lõpuks siis hakkama koostööd tegema ja 20. novembril võib olla tegelikult oluline kuupäev, kus kõik see, mis siiamaani oli nagu segane või arusaamatu, hakkab lõpuks selginema. Et ennem oli selline udune aeg, siis nüüd me hakkame selgemalt nägema, ehk siis selline tõehetk tuleb ja keegi või miski tuleb siin välja. Globaalselt võib see ollagi, et siit tulevadki need lekkinud dokumendid ja võib-olla ka uurimise järeldused tulevad välja või hoopis mingi diplomaatiline kokkulepe. Ja isiklikult võib-olla me siin saamegi aru, et nüüd ma saan aru küll, miks see kõik niimoodi oli, kõik see, mis nüüd siin 20. oktoobrist alates kuni 20. november siis, mis siin kõik kedranud on. Ja hakkame asjadest paremini aru saama, tuleb selgus, et kas me saame mingisuguse info või lihtsalt on selline efekt. Ja kui keegi teist minevikust ühendust võtab, keegi vana sõber või partner või töökaaslane, siis ka tegelikult see inimene ikkagi esindab midagi, mis jäi varem lõpetamata. Ja võib-olla tunnete ka sellist déjà vu olukorda, kordub sama muster, aga seekord nii-öelda märkate paremini asju, mida eelmine kord ei märganud. Ja see ongi see retro kingitus, et me näeme paremini, me saame ära lahendada. Aga jah, et siin võib olla selline paljastus või andmelekked või mingisugune selline info, mis siis muudab riigi mõttes või maailma mõttes siis majanduspoliitikat või ka selliseid sõjalisi olukordi. Nojah, siin tagantjärele on ikka asju parem vaadata ja kui me suudame enda vastu ausad olla, siis teha ka paremaid otsuseid selle info baasil, et jah, jällegi mõttekoht. Et siin ei ole ta vaata enam selline vihane, sellepärast, et Marssi pole enam kõrval, eks. Et ei ole sellist agressiivsust. Et pigem ongi selline valgustav tõde. Et võib-olla ongi, ma ei tea, mingi asi, mis tekitas ennem hirmu seal oktoobris ja siis seal novembri teises pooles me saamegi selle lahenduse või selgituse, miks midagi oli ja kuidas me seda hakkame lahendama ja miks midagi juhtus ja tulevad ka võib-olla praktilised lahendused ja parandused, ehk siis vaadake üle oma lepingud, kokkulepped, lõpetage pooleli olevad mingid arusaamatused, ma ei tea, kirjutage päevikus oma mõtteid, mis pinnale tulevad, need võivadki sisaldada olulisi taipamisi ja ärge siis otsustega veel kiirustage, ennem kui siis 29. november on käes. Ja enne kui lähed edasi, siis tuleb mõista, et kus kohast me tulime, et selle jaoks see väga hästi ka siia sobib. Ehk siis novembri viimane 10 päeva on meil selline suur kevadpuhastus või sügispuhastus seekord. Et kõik, mis oli segane, see saabki selgemaks ja kõik, mis oli valus, see saabki välja öeldud ja siis saabki puhtamini ja paremini edasi liikuda. No ja siis see on nende äravoolutorude puhastus, ütleme nii, et see on Skorpioni teema. Just, kanalisatsioon on Skorpioni teema, tõepoolest.
ja kui ta siis 29. novembril otseks keerab ennast, siis me lähemegi tagasi jälle samasuguse sündmuse juurde, nagu meil oli seal 20. oktoobril, ehk siis kõik, mis puudutab Eesti mõttes siis seda valimist, seal me tegelikult ilmselt saame alles aru, kes kellega siis kuskil valitsema hakkab, ma arvan. Jah, või kui need skandaalid on siis välja tulnud, siis selle tõe baasil tehakse ehk paremaid otsuseid jälle. Just. Et siis me saame aru, mida see kogemus meile õpetas. Ja meie enda eludes ka, kõik asjad, mis said nüüd alguse seal 20. oktoobri paiku, siis seal saavad nad oma lahenduse ilmselt. Mingisuguse selguse vähemasti. Ja sealt tulevad siis lahendused, et seal ongi see, et ma olen nüüd aru saanud. Et tegelikult see retro algas sellise hästi pingelise seisuga, ütleme siis niimoodi, saladused hakkasid liikuma, inimesed reageerisid hästi emotsionaalselt ja nüüd, kus siis Merkuur läheb retrosse, siis see Marsi selline vihane energia on sealt ära läinud ja ongi selline ilma agressioonita ja ilma võib-olla sellise kaoseta siis, et jääb ainult see Skorpion, mis on ikkagi sügav ja intensiivne ja tuleb sealt siis see selgus ja tõde. Nii et eks me siis näeme, mis see meile tegelikult toob. Skorpion on ju selline sünd ja surm ka, eks ole, et millegi lõpp ja võib-olla millegi uue algus. Kuidas see sellel korral välja mängib, eks siis aeg näitab, et aga kindlasti me saame asjadest paremini aru peale seda retromerkuuri juba. Just. Et hetkel on jällegi vaja natukene ette vaadata, et seda on alati raske teha, aga tagantjärgi on pilt jällegi palju selgem. Et võib-olla me siis enam ei mõtle nii mustvalgelt, vaid näeme asju juba hoopis teise pilguga. Just, et selles mõttes kõik selline varjatud asjad, mis puudutavad meie pere ja kodu teemasid, ma ei tea, vanemaid näiteks, kõik, mis puudutab sellega seoses veel näiteks varasid või mingisugust finantsi, need asjad tulevad ilmselt päevakorda ja nendega tuleb tegeleda ja neid tulebki uurida ja nendega tuleb nii-öelda silmitsi seista, mitte lihtsalt kuskile vaiba alla lükata. Et selle jaoks see retromerkuur seekord ka on. Ja samas, nagu öeldud, püüdke siis mitte kohe öelda, vaid natukene mõelge ja rahunege ja siis alles öelge. Aga jaa, tõde tuleb välja siin igal juhul. Nii et peale 29. novembrit võite jälle alustada uuesti kõiki neid projekte, mis siis retroajal seisma jäid, läbi rääkida uuesti kõik need teemad, mis enne olid võib-olla konfliktsed, võib-olla lahti kirjutada oma neid taipamisi, mis siis muutus minu enda sees selle viimase kuu jooksul. Ja ma ei tea, võib-olla oletegi siis läbi käinud kõik oma emotsionaalse sellise põrgu ja paradiisi vaheldumisi ja nüüd on aeg hingata lihtsalt, et Skorpion on teinud oma töö ja meie oleme näinud, mis seal varjus oli ja nüüd saame siis kergemini edasi minna või vähemalt teadlikumalt edasi minna. Jah, eks see tõde võib vahel haiget teha, aga vaja teda ju on. Jah, sellised huvitavad mõtted, jah. Et see teekond on juba käimas, aga siis 9. õige pea Merkuur pöörab. Siin graafikul on näha ka, eks ole, et miks selline kõver joon siin on, et kui ta siin Hamburi 6. kraadis pöörab, siis ta hakkab tagasi minema Skorpioni 20. kraadi ja siit see varjuperioodi algaski, sellepärast et siin retroperiood lõpeb. Ehk siis need samad kraadid käiakse jälle läbi, lihtsalt tehniliselt, et arusaadavam oleks. Aga ma loodan, et oli jälle abiks või sellest on meil palju räägitud, aga see konkreetne retromerkuur on jällegi eriline. Nii et. Teravam selles mõttes, et öeldakse rohkem välja.
ja minnakse sügavamale ja kõik on hästi emotsionaalne. Et võib-olla sellepärast ka see Isamaa oli meil selline, kes sai rohkem hääli seekord, et oli selline vähilik, et juba nimi on selline Isamaa, et kodumaa ja see on vähiteema. Jah, seda kindlasti jah. Et vaatame, kas nad suudavad oma positsiooni siis ka säilitada siin või mis siit veel välja kuulub. Aga jah, ma arvan, et tõmbame tänaseks otsad kokku. Kohvijuttudes kohtume jällegi taas, kui on huvi või soovite meid toetada, siis liituge meie kommuuniga kindlasti YouTube'is. Ja meie teenuseid saab kodulehelt astroloogiaabi.ee. Nii et olete sinna ka oodatud. Mina igal juhul soovin kõigile ilusat sügisjätku ja kohtume järgmine kord jälle. Ja kõike head teile!